Head sauelased ja linnakülalised lähemalt ja kaugemalt. Tere tulemast Harjumaa 5. puhkpillipäevale, kuhu on kokku tulnud mitmed laulupeol osalevad puhkpilliorkestrid üle Eesti, et kuulata teineteist ja üheskoos musitseerida. Enne aga, kui hakkab kõlama puhkpillimuusika, on hea meel tõdeda, et Raadimõisa pargis 1. juuni päikesetõusul süüdatud laulu- ja tantsupeo tuli on pika teekonna läbimise järel jõudnud siia, Sauele. Laulupeotuli on jõudnud Sauele. Tõrvikut on hoidmas ja saatmas Saue kauaaegsed laulu- ja tantsupeo traditsiooni hoidjad ja edasikandjad. Saue puhkpilliorkestri ellukutsuja ja dirigent ning Saue kapelli juhendaja Harald Johannes Matvei. Saue rahvatantsurühmade ellukutsuja ja juhendaja Elena Kalbus. Saue puhkpilliorkestri dirigent, Harjumaa noorte puhkpilliorkestri looja ja dirigent ning kauaaegne Saue muusikakooli puhkpilliõpetaja Harri Illak. Saue muusikakooli direktor Kristiina Liivik. Saue muusikakooli ja Harjumaa noorte puhkpilliorkestri dirigent Sirli Illak-Oluvere. Saue muusikakooli orkestri endine dirigent Oliver Pavel-Puussepp. Meenutame siinkohal kõiki Saue kandi kollektiivide juhendajaid, kes kandnud eneses laulu- ja tantsupeo muusikasädet ning tervitame kõiki tantsu-, laulu- ja pilliõpetajaid, kes on täna oma rühmadega Kalevi staadionil tantsupeol, laulukaare all kooriproovis või nautimas koos meiega puhkpillihelisid siin Saue Jaanitule platsil. Sõna tervituseks on Riigikogu esimehel, sauelasel Henn Põlluaasal. Tere kõigile! Mul on väga hea meel tervitada teid kõiki, nii publikumi kui ka pillimehi, kes on seal lava taga peidus Harjumaa 5. puhkpillipäeval. Puhkpillimuusika on meie rahvuslikku traditsiooni kuulunud juba ärkamise ajast peale ja täpselt samamoodi on see saatnud kõiki meie laulu- ja tantsupidusi algusest saadik. 150 aastat tagasi tulid kokku üle Eesti laulu- ja pillimehed ja panid kõige vägevamal moel oma laulud ja muusikat kõlama Tartus. Ja see vägev muusika on kandnud meid juba 150 aastat. See on sümboliseerinud meie vabaduse ja iseseisvuse tahet ja teinud seda ka läbi kõikide raskete okupatsiooni aastate. 150 aastat tagasi kõlas laulupeol esimest korda laul Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, millest kujunes välja Eesti hümn ja mis sai endale ametliku staatuse alles eelmisel aastal, kui me tähistasime Eesti Vabariigi 100. juubeliaastat. 80 aastat tagasi liitus selle laulupeo traditsiooniga ka tantsutraditsioon. Algasid tantsupeod ühel ajal laulupeoga, aga laulupeo tuletraditsioon on märksa lühem.
see algas 50 aastat tagasi, kui tähistasime Eesti laulupidude 100. aastapäeva ja see tuli süüdati Tartus meie laulupidude hällis ja täpselt samamoodi ka 27. laulupeol tänavu 150. juubeli laulupeo puhul süüdati see tuli Tartus ja ta on rännanud terve peaaegu kuu aja jooksul üle terve Eestimaa. Eile oli mul au võtta see tuli vastu Toompeal kuberneri aias Pika Hermanni kõrval ja me viisime selle ülesse ööseks Pika Hermanni torni. Ja täna on ta jõudnud siia Sauele. See on väga vägev. Teist korda tegelikult juba. Ka eelmise laulupeo tuli käis siit Sauelt läbi. Nii et see laulupidu on asi, ilma milleta me ei oska ju ettegi kujutada Eestit. Eestlased, Eesti riiklus, iseseisvus, laulupidu, sealjuures puhkpillimuusika, kõik see on täiesti lahutamatu tervik ja ma olen täiesti kindel, et see traditsioon ja see komme ja meie ühislaulmise ja mängimise ja tantsimise ja ühishingamise tunne ja tahe ei kao meie rahva südametes mitte iialgi. Nii et ma soovin teile kõikidele ilusat tänase puhkpillipäeva kordaminekut. Pillimeestele ma soovin, ma ei teagi, mida pillimeestele peaks soovima, tugevaid huuli ja kopsumahtu ja vastupidavust, sest lähevad ju kõik need orkestrid laulupeole edasi, mida me kõik saame ka nautida. Nii et toredat ja ilusat peomeeleolu kõigile. Aitäh! Ja nüüd kõlagu muusika. Laval on end sisse seadnud Saue muusikakooli puhkpilliorkester. Tervitame neid! Mõni sõna nende tutvustuseks ka. Saue muusikakooli puhkpilliorkester on 3 aastat vanem Saue muusikakoolist. 1993. aastal Saue gümnaasiumi juures tegutsemist alustanud noorte vaskpillimängijate stuudio ja Maha Brass bänd liitus 96. aastal vast moodustatud Saue muusikakooliga. Selle ajani vaid vask- ja löökpillide mängijatest koosnenud brassbändi read täienesid puupillide mängijatega, kasvades traditsiooniliseks puhkpilliorkestriks. Koos orkestriga on kasvanud orkestri dirigendid. Laulupeo dirigendipulti on jõudnud selle muusikakollektiivi asutaja Harri Illak ja 2006. aastast teda assisteerima asunud ning tänane orkestri dirigent Sirli Illak-Oluvere. Oma panuse dirigendina on orkestri tegemistesse jätnud Saue muusikakooli kasvandik Oliver Povel-Puussap. Teie ees on Saue muusikakooli puhkpilliorkester ja Sirli Illak-Oluvere.
ees oli Saue muusikakooli puhkpilliorkester, meie tänase peo kõige nooremad osalejad, Eesti puhkpillimuusika tulevik. Aga seniks, kuni orkestrid laval vahetuvad, heidame pilgu laulupeo traditsiooni algusaegadesse. Eesti Postimees number 15 9. aprillist 1869 kirjutab, et meil mitmes kihelkonnas juba mängukoorid on asutatud, kes enam või vähem vahvasti oma pasunaid puhuvad, see on tänuväärt ja tuttav asi. Seepärast on siis meie juubelipidukomitee üleeile omas viimses koosolemises ühel meelel nõuks võtnud neid meie Eesti mängumehi, kes mõned marsid ja koraalid viisi pärast puhuvad juubelipidule paluda. Et igas kihelkonnas veel mängumehi ei ole ja meie kõiki neid kihelkondi, kus neid on, mitte ei tunne, seepärast palume neid kutsekirja asemel siin seitungi läbi. Kes siis meie Eesti mängumeestest juubelipidost oma pasunatega tahtvad ja võivad osa võtta, neid palume niisama kui lauljaid seda pidokomiteele aegsasti teada anda. Mitte üksi meie Eesti lauljad, vaid ka Eesti mängumehed. Meie tahame hulgani oma kalli vabaduse eest lauldes ja mängides tänada. Lasku Jumal kõik hästi korda minna. Nõnda jõudis Eesti Postimehe vahendusel teadmine eestlaste pärisorjuse vabastamise 50. aastapäevaks kavandatavast laulu- ja muusikapeost Eestimaa kihelkondadesse, laulu- ja pasunakoorideni. Ja nad tulid Kanepist, Põlvast, Laiuselt, Põltsamaalt ja mujalt. 46 meeskoori ja 5 puhkpilliorkestrit. Kokku 878 lauljat ja pillimängijat. Ei osanud siis veel keegi neist ega ka peo eestvedaja eest arvata, et juunikuisest Tartus toimunud ühisest laulmisest ja musitseerimisest saab alguse midagi, mis hõõgub meis heleda leegiga ka 150 aastat hiljem. Rõõm ja uhkus koos laulmisest, tantsimisest, musitseerimisest. Saue kandist polnud Tartu pidusse veel keegi minemas. Ent ometi, enam-vähem samal ajal istutati siinsesse pinnasesse esimesed laulutaimed. Kui 90 poissi tüdrukut jälgime Saue ja Üksnurme ühendatud vallakoolis koolmeister Johannes Rikko käe all kahehäälset koorilaulu harjutasid. Laval on ennast valmis pannud Kose pasunakoor. Pasunakoor asutati 1881. aastal Kose ümbruskonna kooliõpetajate algatusel. Rahapillide ostmiseks saadi pidude sissetulekutest ja annetustest puhkpillihuvilistelt. Pillide tellijaks Saksamaalt ja mänguõpetuse esimeseks nõuandjaks oli Eesti puhkpillimuusika isaks loetud David Otto Virkhaus. Esimeseks juhiks valiti kooridirigent ja kooliõpetaja Siim Oja Uuemõisast. Harjutustel käidi Äksi koolimajas kui ka Neitsime talus. Traditsiooniliselt on Kose piirkonnas järjepidevalt puhkpille puhutud. Praeguseks on orkestri koosseis tublisti noorenenud ja seega moodustatud MTÜ Kose pasunakoori juurde ka noorte puhkpilli koosseis ja puhkpilli huviring päris algajatele pillihuvilistele. Kose pasunakoori pillid on kõlanud Tallinna lauluväljakul pea kõigil suurematel laulupidudel ja loomulikult Harjumaa puhkpillipidudel. Kõige vastutusrikkamad esinemised on aga alati olnud kodupublikule. Orkestri ajakava pidaja on Andres Valdi ning kontsertmeistri ametis Jaak Kruus. Orkestri vanem ja huvitavate ideede leidja Margus Suumann. Orkestri dirigendid on Olev Roosa ja Kaili Pern. Head sauelased, teie ees on Kose pasunakoor ja dirigent Olev Roosa. Kose pasunakoorist on juba päris pikk jutt räägitud. Nüüd räägime siis sellest, mida me mängime. Praegu on sellise väikese koosseisuga kõige mõnusam mängida marsilugusid. Meie armastatum marsi
looja Rivo Jõgi on oma toredad marsid ka meieni toimetanud, et marss number 1 on esimene lugu, mis meil läheb. Järgmisena tuleb siia lavale meie teine dirigent, Kalli Pern. Ja seda pole meil nagu juhtunudki varem Kose pasunakooris, et naisterahvas on dirigendiks. Et see on väga tore. Ja lugu ongi ka siis selline rahvuspärane. Vahetevahel oleks võimalik isegi laulda ja kui keegi oskab, siis võib ka praegu kaasa laulda. Lugu on siis Kungla rahvas.
Järgmisena kuuleme, kuidas peavad pidu hispaanlased. Loo pealkiri on Fiesta.
kui te näete, Kose-Pasuna kooris on päris eakaid pillimängijaid. Aga meil on see au, et kõik eakad pillimängijad linnast sõidavad elama maale, Kosele. Et Kosel on hea elada, nagu vahest Sauel ka. Ja seetõttu on meil, kes meist kõige vanem? Mõned on lausa 80-sed ja vanemadki, aga selle eest on ka mõned nooremad. Et kõige noorem on praegu 10-aastane noormees. Tegelikult on meil neid rohkem, aga täna nad ei saanud loteriipileti võitu, et siia tulla. Aga lugu tuleb ühest tõelisest jahist, tiigrijahist, ja solist on Jüri Saarna klarnetil. Ja nii see tiiger kätte saadi. Aga nüüd läheb lugu, pillilugu jälle suvisemaks ja järgmine lugu räägib Kaili. Kaldume popmuusikasse ja loo pealkiri on Kokomo.
viimane lugu on kõikidele filmimuusikasõpradele Heartbeat. Kose Pasunakoor, aitäh, et päikese välja tõite. Head külalised ja sauelased, teie ees on Harjumaa noorte puhkpilliorkester.
tere õhtust ja Saue rahvas, meil on rõõm Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestriga olla siin teie ees ja kõlas teile marss nimega Druzja ehk sõbrad, mille me ka viisime siis Pihkvasse oma sõpradele. Nii, ja ma arvan, et marssidest on nüüd selleks korraks aitab ja siis nüüd kutsume teid siia tantsule, sest me võtsime kaasa ka sinna Pihkvasse vanad seltskonna tantsud, mille on orkestrile seadnud Ott Kask, meie oma Kuusalumiis. Ja lava on teie päralt, siin on nii suur tore lava pandud, et ma usun, et kõik oskate neid tantse tantsida. Nii et tulge palun ka tantsupõrandale.
loodan, et kõik said jala valgeks, kes tahtsid. Ja jätkame siis meie väiksema koosseisuga. Meil oli kaasas ka väikesed, meie ettevalmistusorkester ja nüüd jätkamegi nende lugudega. Meie suurtena aitame neid kindlasti kaasa ja dirigenti pulti tuleb Sirli Ilak-Oluvere. Tere! Siis kui Saue orkester oli, siis ei näinud ma seda mikrofoni, nii et ma teretan kõiki, kes siin on. Me väikeste koosseisuga, mida meil on siin ka natukene ja suured aitavad, me esitame 2 lugu. Esimene lugu on Hiina poiss Pariisis ja teine on Jalgrattur Moskvas. Järgmiseks esitaks ühe loo teose, mille autoriks on ansambel Tornado. Teie teate seda lugu kindlasti aastavahetuste programmist, kui oli kunagi ETV peal saade Tujurikkuja. Nii et järgmiseks Tujurikkuja siis avalugu.
Siuh-siah polka. Pistideks Helin ja Eda. Nii, tere ka minu poolt veel korra. Ja nüüd tuleb lugu, mida me mängisime ka Pihkvas. Ja väga vahva reis oli meil. Me käisime Petseris, kloostrites, lossides, mitmetes kohtades ja nägime seda küllaltki tagasihoidlikku elu seal. Aga seda enam tundsid meie lapsed rõõmu, et nad kõik on pärit Eestist, et nad saavad elada sellistes tingimustes ja igal juhul mängime ka sellist muusikat, mis sobis kuulata kõigile seal piiritagusele rahvale meie vaatevinklist vaadatuna. Ja igal juhul see lugu meeldib ka meile kõigile, tuletab meile meelde jällegi filmimuusikat Kolmest musketärist, Musketäride laulu.
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, aitäh teile! igal korralikul orkestril on ka lisalugu, nii et laulge, tantsige koos meiega. Julge laul. Vaikin igal pool ja nii malde võrgu enda ümbergu, mille tagant ja ei keegi mind välja too. Ja see on nii hea, et ka ükski hing minust veel ei tea, et nii tihti ennast duelli ma pean. Ja siis ma olen nagu sandlar seiklus viimis, õues ei suve iial silmi, ei ma satu hätta ja ükski neiu ei jäta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma. Lähen mööda teed, kaunist neiu rutab minu ees, lillikana päevapaistel hiljutab imesee. Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on küll loodud mujaks, aga kodus hiljem temast ei kaua veel und ma näen. Ja siis ma olen nagu sandlar seiklus filmis, õues ei sule iial silmi, ei ma satu hätta ja ükski neiu ei jäta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester.